on Mart-Erik Kerves. Ta on väga andekas 6. poiss, ta laulab, tantsib rahvatantsu ja mängib pilli, kuid täna esineb ta meile hip-hop tantsuga. Ilmselt ka neid natsatusi ja tantsuliigutusi ei saa ilmselt üle või ilmselt ka see vajab suurt trenni, aga ilmselt on siin veel ka selliseks millegis erakordse saavutamiseks veel, ma arvan, trenni teha veel ka küllalt, aga selline poolest esimene oli minu meelest päris tubli. Mart-Erik, minu arust läks natuke pikaks asi. Ma arvasin, et vau, nüüd hakkas selle riideid seljast võtma, mis sealt edasi läheb, eks ju. Aga tegelikult oli osad kohad olid õudselt kihvil nauditavad, aga nõks pikaks läks. Ilmselt see küll natuke harjutama pead. Aga ära palun poiste koolist tee seda asja. Mina panin tähele, et see on hästi plastiline ja hea koordinatsiooniga. Kindlasti see harjutamise teema selles mõttes olen ka väga nõus, et niisuguseid liigutusi kindlasti kerge teha ei ole. Võib-olla vaadata tundub, et mis seal ikka, aga ise järgi tegema, siis ei saa hakkama. See jaki maha võtmine on ka pikantne minu meelest. Ma kohe otsin, mis seal nüüd tulema hakkab. Aga siiski ka see figuur või see võtte käte peal seismine, ma arvan, võib-olla nõudiski natuke vähemalt vammust, et muidu oleks väga pala hakanud. Igal juhul tubli.
mina tahaks küsida, et kas sa tantsisid põrandale või sa tantsisid rahvale? Et sa vaatasid hästi palju, sa vaatasid põrandat ja sul on see tukk ees, kes ei näe su silmi. Et siis see natukene häirib, aga tegelikult oli päris mõnus ja liigutused olid, kui vahepeal oleks võinud rohkem ära fikseerida. Aga ruumi on ja talenti ka. Et mina tahaks küsida, et kas oli sul nagu valmis mõeldud täpselt, mis liigutusi sa teed või oli mingi osa sellest improvisatsioon ka selline või? Et nagu, et ühesõnaga, et sa nagu muusika järgi nagu mõtled, et vot järgmisena võiksin hoopis midagi sellist teha, et sa nagu siia tulles et mõeldud päris kõike läbi niimoodi viimselt liigutuse detailini. Et ühesõnaga, et sinu talent on see, et sa võiks ka suvalise muusika järgi teha nagu selliseid liigutusi, et tuleks välja nagu. Et kui vaatame mingi teise muusika mängima, et siis tuleks midagi samasugust. Jah, et paneks selle eelmise muusika näiteks, et vaatame, mis välja tuleb, et nagu ega ka need ära pane midagi, et ei ole vaja. Aga jah, ei, väga vahe, et selles mõttes ma järgmine proovin tunnist klassi ees ka niimoodi võdisida natuke, et vaatame, mis välja tuleb. Aitäh! Aitäh, me läheme edasi veel tavasti leida. Mina pean mainima, et see on endiselt minu lemmik ja miski ei saa seda nagu otsust muuta. Et no jah, kuigi seekord läks natuke liiga pika ja endiselt korraldamine on nagu niisugune paras mõõdukas, aga endiselt väga-väga hea. Minule jätkuvalt meeldis sinu tants ja minu arvates sa oled suurepäraselt talendikas noormees ja mulle jätsid sa väga sügava mulje. Sul on näos null emotsioon, sa vaatad põrandale, sa oled tantsus süvenenud ja ma ütlen ausalt, see häiris mind keele kaua. Järgmine, sa pead harjutama seda, sest su tants muutub mitu korda paremaks, kui su nägu oleks emotsioonikas, mitte sa ei oleks nii tõsine. Aga ma olen endiselt hämmastanud sinu võimetest, eriti see, et sa oled seda kõike ise õppinud, sa ei käi trennis, sa oled talendikas, aga näita mingit emotsiooni, see muutub paremaks. Et võrreldes Lisa žüriiga, et minul on võrdlusmoment ja ma ütlen, et sinu eelmine kava oli kõvasti parem. Et siin kuidagi liigutused kordusid või ma olen lihtsalt näinud nii palju neid, aga lihtsalt kuidagi pikale läks tõesti ja ma ütlen, et poolfinaalist tehtu oli parem, aga talenti sul on ja pane edasi. Ma nüüd veidike kordan, aga samamoodi, et seda oli kohe sa tulid eelnevates voorudes. Siin oli huvitav vaadata, su näoilma andis vähemalt pool juurde, aga nüüd seda ei olnud.